Tere hommikust kõigile ja tere tulemast siis Ida-Viru maakonna arengustrateegia uuendamise visiooniseminarile. Minu kell on saanud kell 10 ja nii nagu ajakava ette näeb, et alustame tänase seminariga. Kõigepealt mina olen Hardi Murula, ma olen Ida-Viru Omavalitsuste Liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator ja aitan Omavalitsuste Liitu siis strateegia muutmisega. Ja kõigepealt natukene tehnilist infot, et kõik ilmselt on juba nii-öelda sellise kodukorraga veebiseminaridel kursis, et kui te ettekannet ei tee või ei küsi, siis palun hoidke mikrofon välja lülitatuna, et see ei tekitaks müra. Aga enne kui ma veel muud kodukorra reeglid ära räägin, siis et meil on täna olemas ka tõlge eesti keelest vene keelde. У нас сегодня есть и перевод из эстонского на русский язык. Кому это нужен, тогда набирайте из меню русский язык. Et siis peaks olema meie jutt kuulda ka vene keeles. Et lisaks sellele, et hoiame mikrofonid suletud, et meil ei ole tänasel seminaril väga sellist aega küsimusteks vastusteks. Aga kõik küsimused, mõtted, ettepanekud on alati teretulnud kirjutada chati aknasse. Ja kui te sõna soovite, siis palun tõstke käsi, siis ma püüan ka leida need hetked, kui soovijad sõna saavad. Veel seda, et tänane seminar lindistatakse. Et ma loodan, et see kõigile sobib, et meil hiljem oleks võimalik neid materjali siis kasutada. Nii, aga palun need osalejad, kes tõlget soovisid, et kas tõlkega on kõik hästi, toimib? Перевод слышно хорошо, все в порядке. Hästi, aitäh, siis lähme edasi. Ja enne kui me päevakava juurde läheme, et siis annan ma kõigepealt tervituseks sõna Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehele ja Toila vallavanemale Eve Jaastile. Palun, Eve. Eve, sul on mikrofon väljas. Ja vot näed, see on see, kus peab ka tähelepanelik olema. Aga tere veel kord kõigile osalejatele uues reaalsuses. Ja see on meie nüüdne siis elukeskkond, kus me juba pikemat aega oleme olnud. Ja mis on need meie tänase hetke märksõnad? Ja nad algavad kõik V-tähega. Viirus, vaktsiin, visioon. Ja see visiooniseminar on palju märgilisema tähendusega ja tuleviku vaates palju olulisem võib-olla kui tagasi vaadates varasematele, sest nüüd on vajalik meil kõigil keskenduda ka tõepoolest ka paralleelmaailmades, et me ei jätaks tähelepanuta meie ühtegi eluvaldkonda, mida me muidugi ka siiani teinud ei ole, aga võib-olla siin natukene see rakurss on ikkagi nüüd ka selle õiglase ülemineku teema valguses teine ja ka see, et tegelikkuses see pandeemia osa on ikkagi muutnud ka meie arenguvaateid. Nii et ma soovin teile kõigile kaasamõtlemist ja visioneerimist siis maakonna kõikidel teemadel. Ilusat päeva ja seminarist osavõtjate hulgas ka nendele, kes meile siis oma mõtteid edasi annavad. Nii et ilusat kuulamist. Aitäh, Eve. Ja miks me tänasel seminaril oleme, on see, et me muudame Ida-Viru maakonna arengustrateegiat. Meie arengustrateegia ei ole üldse vana. Ta on kinnitatud alles 2019. aasta alguses
ja koostatud valdavalt siis 2018. aastal. Aga me oleme juba eelmisel aastal otsustanud, et meie strateegia vajab muutust. Ja kõige suurem põhjus, miks ta muutust vajab, on see, et teatavasti Ida-Viru maakond piltlikult öeldes võiks öelda, et sisenes nii-öelda kliimakriisi 2019. aasta maikuus, kui CO2 hindade tõttu sisuliselt peatus elektri tootmine põlevkivist. Ja see on edasine protsess, et arvestades tänaseid kliimaambitsioone, mis me oleme koos Euroopa partneritega võtnud, et kindlasti samamoodi jätkata ei ole võimalik. Et see on üks põhjus, aga loomulikult Eve tõi ka välja juba selle, et ka viirus on meie elukorraldust oluliselt muutnud ja lisaks kõigele on käesoleva aasta algusest alanud siis uus Euroopa Liidu rahastamisperiood või programmperiood, mis kestab järgmised 7 aastat, et siis see on ka üks võimalus lisaks õiglase ülemineku toetusfondile, mis on väga spetsiifiline toetusmeede, leida siis võimalusi meie maakonna arenguvajaduste rahastamiseks. Maakonna arengustrateegia omanikuks on kõik Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsused ühiselt. Ida-Virumaa omavalitsuste liit on selle arengustrateegia siis nii-öelda omanik ja koostaja, aga me ei tee seda sugugi üksi, et me teeme seda kõiki meie heade maakondlike partneritega ja peamiseks partneriks meie strateegia koostamisel on Ida-Viru ettevõtluskeskus ja nende poolt siis Lauri Jalonen on juhtivkonsultandina seda protsessi ellu viimas. Aga tänane plaan on meil siis selline, et kohe-kohe annan ma sõna Riivo Noorkõivule, OÜ Geomeedia konsultandile ja kes on lisaks ka Ida-Virumaa arengustrateegia seirekomitee liige ja tema esitab siis meile, milline võiks olla see meie maakonna tulevikupilt. Peale seda on meil esimene rühmatöö, kus me siis analüüsime seda, et mis meil tänases visioonis meeldib ja mis mitte. Teeme nendest kokkuvõtted ja teine rühmatöö on juba siis selle kohta, mida me peaksime arengust visioonis muutma ja või seda täiendada. Siis on meil kokkuvõtted ja arvamusavaldused ja loodame, et me jääme täna kogu seminariga 3 tunni piiridesse, sest see on nii-öelda selline mõistlik aeg, kui inimesed suudavad videoseminaril piisavalt kontsentreeritud olla. Aga nüüd annan ma edasi juba sõna siis Riivo Noorkõivule avaettekande jaoks. Palun, Riivo. Aitäh ja tere kõigile. Et head idavirumaalased ja head idavirumaalastele kaasatundjad ja nendega koos otsustajad. Et minu ettekandel sai siis pandud pealkirjaks tulevikupilt, kas kiirendussirgel või pööre kurvi. Nagu Hardi juba ütles, et on tekkinud oluline muutus, mis tuli siis eelkõige kliimaneutraalsusega seotud ja minu arusaamine on selline, et vaatamata sellele, et see strateegia on ju suhteliselt äsja valminud ja tavaliselt strateegiat iga 2 aasta pärast ümber ei teha, on see, et see vajab ajakohastamist. Ehk siis, kui me lähme mööda sirget ja pigem see eelmine arengustrateegia oli selline sirgel edasisõitmine, siis me saame vaadata auto tagavaate peeglisse ja saame sõita ka otse edasi. Aga kui on kurv ees, siis auto tagavaate peegel enam ei päästa, vaid me peame, püsitama väga selge arusaame, mitu kraadi see kurv on. Ja ma arvan, et Ida-Virumaa võiks, siis seda kurvi
teha ja peale kurvi siis jälle, eks ole, on mingi teine tee. Et selles mõttes oleks siis see koht, kus eelkõige tuleks teatud asjadele fokusseerida. Me teame seda, et maakonna arengustrateegiat püüavad luua tulevikupilti kõikides valdkondades. Aga mis on häda on minu meelest kaks asja. Ühelt poolt see, et keskendudes kõigele ei keskendu ja ei fokusseeri väga millegile otseselt. Ehk see fookus oleks siis esimene mõte, et kui me seda visiooni seame, mis on ikkagi see fookus, mis on, ütleme nii nagu moosipirukas on. Et moosipiruka moos on hästi oluline asi, kui me räägime moosipirukast ja seal tainas ümber on ka väga oluline. Ja teine, mis on see, et me peame tegema seda arengustrateegiat olukorras, kus terve rida materjali on puudu ja nagu te teate, et järgmine nädal tulevad ka juba meetmed, et minu jaoks on nagu selles mõttes pea peale pööratud, et riik teeb juba meetmed ära ja siis me hakkame tegema strateegiat. Ja ma olen toonud siin sellise näite, et kui me tahame ühest olukorrast teise minna, siis kui sein on ees ja me mõtleme, kuidas sellest seinast läbi minna või üle ronida või kõrvalt minna, siis riik teeb seina sisse uksed ja ma peaks olema puru segane inimene, kui ma nendest ustest läbi ei läheks. Ehk seal on need rahakotid. Nii et selles mõttes on hästi keeruline ülesanne. Nüüd, mis on oluline? Oluline on see, et ma tahaksin väga kiita, eks ole, senist tegevust. Et kui me vaatame, mis on ära tehtud selle lühikese ajaga, on terve rida siis analüüse, aga ka plaane. Ja selles mõttes Ida-Viru maakonna tuleviku vaatamine on veelgi keerulisem, et meil on Ida-Virumaa riiklik tegevuskava, meil on, eks ole, siis Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegemine, meil on kohalike omavalitsuste arengukavad, me teame seda, et omavalitsused teevad täna üldplaneeringuid, hästi oluline teema, kuidas asjad ruumis väljenduvad ja nüüd tuli veel siis ka õiglase ülemineku territoriaalse kava tegemine. Ehk siis neid dokumente on hästi palju ja ma arvan, et hästi oluline on selles segaduses natukene, ka võiks nii öelda, kuidas leida tegelikult see fokusseeritud suund ja tõesti nii nagu paljud ütlevad, et strateegia on kaks olulist aspekti. Üks on see, et ma saan selles osaleda ja näen enda kohta siin, ehk ma tunnen, et see on minu oma, kui Hardi siin nimetas seda, et kes on omanik, eks ole, et see peaks väga selge olema. Ja teine on siis see, et igasuguse strateegia õnnestumine ehk see elluviimine on selle väärtus. Nüüd, kui me vaatame ja mõtleme selle peale, et mis see visioon on, ehk see tulevikupilt, siis ma ütleks niimoodi, et selle tulevikupildiga laotakse teatud vundament. Ja tavaliselt selle vundamendi tegemine algab sellest, et me määratleme need teemad, probleemid, väljakutsed ja tunnistame neid. Ehk siis see enese teadmise kasvatamine sellest, millises olukorras oleme ja mida me tahame saavutada, aga see olemasolev annab, eks ole, ka selle tausta. Ehk ma ütleks niimoodi, et iga arengustrateegia peab olema areng kandev. Areng peab kandma. Ehk siis see enda potentsiaal ja enda potentsiaali arendamine peaks siin olema väga selge. Nüüd, kui me vaatame, mis on need teemad, mis on üles jooksnud, siis ma ütleks niimoodi, et selle Virumaa ees seisavad väga suured väljakutsed. Esimene on siis see intensiivse majanduse ümberkorraldamine ja eelkõige, eks ole, siis seda kasvuhoonegaaside, ütleme siis väga selgelt vähendamine. Et see on suur surve ja ma arvan, et see surve veelgi kasvab, kui me täna vaatame pankade tegevust. Väga paljud pangad on juba hakanud mõtlema, Eestis eelkõige LHV, kus ta ütleb, kui te näitate meile laenu saamisel, kuidas te vähendate kasvuhoonegaasi, siis, eks ole, need tingimused laenu saamiseks on hoopis teised. Ehk ma tahan öelda, et see kasvuhoonegaaside teema
läheb väga erinevatesse valdkondadesse. Nüüd samal ajal ei ole meil riigis selge, mis saab põlevkivitööstusest. Üks on küll arusaadav ja seda on ka välja öeldud, et elektrit põlevkivist enam ei teha, aga me saame põlevkivist teha ka teisi asju. Ehk see põlevkivi keemia ja sellega tuleb. Nii et kuidas siin see selgus tuleb, on hästi oluline, aga me peame ka veel võib-olla mõtlema siin selle peale, et on ka välja käidud erinevad alternatiive, et kui me vaatame seda visiooniperioodi, siis ma arvan, et kõik see, mida räägitakse tuumaenergeetikast, ilmselt selleks ajaks veel ei tule, nii et järelikult, eks ole, meil on selles valdkonnas, eks ole, vaja veel seda vana majandust ühelt poolt disainida ja teiselt poolt, eks ole, uut üles ehitada. Nüüd Virumaa ees suur teema, elanikkonna vähenemine, vananemine ja ma arvan, et see elanikkonna teema on hästi oluline ja hästi oluline ühest aspektist. Kuidas mina tunnetan heaolu? Heaolu teema ei ole mitte abstraktne. Heaolu teema on iga inimese väga reaalne tunnetus asjadest, mis elus toimuvad. Ja samal ajal meil on siis vananemine ja kuidas, eks ole, siis siin seda eesmärgi püstitust panna, sest selge on ju see, et kui ei ole inimesi, ei ole, eks ole, ka need tegevused, mida me siin kavandame, kellele me siis seda teeme. Nüüd, mis on veel teemaks? Vana majanduse kultuur ja teatud mõttes sotsiaalne jäikus. Ehk 30 aastat Ida-Virumaa edasiminekut on olnud väga muljetavaldav, aga samal ajal on terve rida aspekte, mis, eks ole, seda minevikku seoseid välja toob ja siit, eks ole, siis seda ettevõtluskultuur, ehk siis see noorte ettevõtlikkuse arendamine, millest on vasti palju juttu olnud ja ka tehakse. Ja samal ajal siis see, et terve rida, eks ole, ka mentaalset ümberõppimist ja mis on võib-olla siin oluline, et kui me tahame Ida-Virumaad vaadata tööstuse arengu seisukohalt ja mina olen seda meelt, et tööstusel on hästi oluline tähtsus. Teeninduses me võime lõputult pudeleid ümber tõsta, aga selle lisandväärtus on väga väike. Järelikult me peame rääkima uuest majandusest Ida-Virumaal kindlasti läbi tööstuse ja kui ma räägin siin seda, et majanduse kultuur, vana majanduse kultuur, siis kogu see inseneriharidus ja selline tehnoloogiline mõtlemine, tehniline arusaamine, et siin on ka viimased põlvkonnad, kes hakkavad minema pensionile, sest uus pealekasv ei ole olnud selline, nagu oli vanas struktuuris. Nüüd maakonna maine eraldi teema peatuks selle peale, et pigem on see Eesti-sisene teema, Ida-Virumaa maine on oluliselt kasvanud, aga siiski me peame tunnistama teatud perifeersus Eesti avalikkuses ja küsimuseks ole, kuidas siin edasi minna, ehk siis ühelt poolt siis turundamine, aga praktikas, eks ole, kõik need, mis seonduvad siis turismi ja erinevate tegevustega, mis toob inimesi siis Ida-Virumaalt pildile. Keeleruumi barjäärid, oluline teema ja viimane võib-olla, mis ma tahaks siis välja tuua, et kuidas julgustada erakapitali investeerima, ehk see investeerimispelgus. Et kui me vaatame, mis juhtus tööstusega Lääne-Virumaal, kas või Kunda tsemenditehasega, CO2 hind nii kõrge, elektrivarustuses, arusaamatu, mis selle hinnaga saab ja tulemuseks on see, et me toome, eks ole, klinkrit Rootsist Eestisse ja teeme, eks ole, siis siin seda tsementi. Ehk siis me oleme teatud maavara puhul, eks ole, enda maavara kasutamise lõpetanud. Ja ma arvan, et see on nüüd selline oluline teema, et julgustada ja nagu te teate, selle julgustamise eestvedaja praegu, ma arvan, on Ida-Virumaal tööstuspargid ja läbi selle. Nüüd, mis on veel oluline, et me vaatame siis laiemat konteksti ja nagu ma ütlesin, et see mitte ainult Euroopa kliimapoliitika, te nägite, et Ameerika Ühendriigid tulid laua juurde tagasi, aga ma korraks segan, et kui sa saaksid teha
ettekande täisekraani, et siis on kaarti paremini näha. Okei. Et on praegu... Jah, aitäh. Et see ümberkorraldus, eks ole, ja nüüd on, millised on need riiklikud toetused. Et me oleme Eestis ja paljud on seda rõhutanud, et me ei tohiks jääda Euroopa poliitikatesse ainult kinni, mis on meie enda poliitika ja suur riiklikest toetussõltuvus. Kui me vaatame seda, et õiglase ülemineku jaoks on raha 340 miljonit võib-olla ja nüüd me mõtleme, et palju Ida-Virumaa visiooni peale raha antakse, ma pean silmas läbi arengustrateegia, siis võib-olla see on 1 miljon. Ehk siis küsimus ka sellest, eks ole, et kuidas neid erinevaid poliitikaid, mida maailmas teostatakse, eelkõige siis Euroopas, aga ka nende toetamise rahasid, eks ole, omavahel kombineerida. Mis sinult tähendaks seda, et projektipõhiselt, eks ole, peaks minema siis pigem, eks ole, sellise valdkonna põhiseks, mis ei ole nii projektid, vaid on programmid. Nüüd erinevad ärivaldkonnad on saanud koroona ajal pihta erinevalt. Turism eelkõige, eks ole, Ida-Virumaal kannatanud, aga veel paljud asjad, mis on lõhkunud tarneahelaid. Ja küsimus on nüüd siin selles, et kas need tarneahelad tulevad lähemale, mis positiivses mõttes, eks ole, kindlasti on Ida-Virumaale ju hea, sellepärast, et me vaatame enda positsiooni rahvusvahelises tööjaotuses, aga selge on see, et suured riigid siin niimoodi domineerivad ja mis on oluline selle visiooni puhul, et me oleme Eestit pidanud väga sageli jälle, et me oleme see riik, kes, eks ole, siis on teatud mõttes sillaks Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, milline on piirinaabri Venemaa käitumine. Kõik märgid näitavad praegu, et siiski toimub, eks ole, Venemaal teatud sulgumine ja samal ajal, mismoodi Venemaa käitub, eks ole, oma ekspordipoliitikas, oma toodete poliitikas, olukorras, kus neile kliimapoliitikast tulenev Euroopa kliimapoliitikast tulenevad piirangud tegelikult ei mõju. Ehk siis vajadus on meil ka kohaneda, ka teatud eeskirjad läbi mõelda koroonaviiruse tingimustes, e-kaubandus kogu sellega seotud, eks ole, uued võimalused, majandusriskid ja kindlasti, eks ole, siis, mis paneb, eks ole, väga palju sellest visiooni puhul mõtlema on hirm elanike heaolu kaotuses, ehk siis see ebavõrdsuse süvenemine, mis on ka, eks ole, omaette teema, nii et ma arvan, et see hea kommunikatsioon Ida-Virumaal, kuidas mina Ida-Virumaalasena sellest visioonist osa saan. Et ei tekiks olukorda, et teie seal saate, aga mina seda ei tunneta. Et selline ühtekuuluvuse ja sellise kokkuleppimise asi. Ja viimane, mis on see, et me näeme ju, et väga huvitav poliitika on toimunud, et kui enne oli see, et ära laena ja mõtte tagasimaksmisele peale, siis nüüd, eks ole, laename ja tagasimaksmine, eks ole, on veel kuskil pikas perspektiivis ja siin ameeriklased ennustavad seda, et see laenu võtmine veel mitu aastat jätkub, aga ilmselt me peame ikkagi mõtlema ka selle peale, et kuidas seda siis ikkagi tagasi makstakse, ehk siis see maksukoormuse kasvu teema. Nüüd Euroopa Liidu sihuke vihm, ma ei hakka siin rohkem peatuma, te näete, et Eestile Euroopa toetusi tuleb ja kui me mitmeid siin ka ministreid kuulan, siis on umbes nii, et võtke raha, aga ise mõelge, mida te sellega teete ja samal ajal, eks ole, terve rida selliseid piiranguid pannakse ikkagi keskvalitsuse poolt, mitte omavalitsuse poolt. Ehk siis need meetmete raamistik, et kuidas siin Ida-Virumaa saaks väga aktiivselt kaasa töötada. Nüüd, nagu ma ütlesin, et minu arvates selle visioneerimise puhul, eks ole, elanike heaolu, ehk siis see peaks olema väga selgelt, eks ole, sellest positsioneeritud. Ja nüüd, kui me vaatame Ida-Virumaa kaarti ja vaatame erinevaid majanduse arenguid, siis te näete ka siin seda, ja võiks küsida niimoodi, kas Ida-Virumaa visiooni tegemisel on põhjust ka rääkida regionaalsusest Ida-Virumaa enda sees.
kui me vaatame arengukavasid, omavalitsuste arengukavasid, siis ma lihtsalt paar tükki võtsin välja. Alutaguse vald, ilus ja turvaline elada. Ja ta ütleb, et see on lausa Peipsiäärne kuurort. Ehk te näete, eks ole, kuhu kohta see rõhuasetus läheb. Kui me räägime Jõhvi, siis ütleb innovatsiooni edendav. Ja Jõhvi on tugev keskus ja regionaalkeskus. Ehk siis see koosmeele, koostöö kogukond, mida nad ise, eks ole, defineerivad. Nüüd, kui me vaatame Lüganust, seikluspuhkuse lipulaev lausa, spordipiirkond. Ehk te näete, eks ole, et väga erinevalt, eks ole, positsioneeritakse, ühed väga selgelt positsioneerivad, eks ole, siis ennast turismivaldkonda, keegi positsioneerib rohkem, eks ole, tööstuse valdkonda, aga kui Lüganuse ise ütleb, et ta on Virumaa süda, no siis, eks ole, süda peaks lööma, eks ole, mingis rütmis koos Ida-Virumaaga. Ja kui me Toilat vaatame, siis on see elukeskkond, avalikud teenused ja jälle turism ja kuurort. Et siis ikkagi väga paljud omavalitsused näevad seda majanduse arengus enda rolli siis turismis. Ehk see on ju see, mis on kõige rohkem COVID-viiruse pihta saanud. Ja Toila ütleb, et ta on läbi aasta avatud vald. No tore on. Aga mida see nagu siis ka nüüd turismi seisukohalt tähendab? Tuleviku vaatest. Ja võib-olla mis tasuks veel siin läbi mõelda, et need, kes neid strateegiaid teevad, et on saanud valmis minu omavalitsuse radar, kus on erinevate siis mõõdikute alusel võimalik näha nii maakonna keskmist, Eesti keskmist, kui ka teie konkreetse omavalitsuse teatud, see on siis 16 valdkonda, siin on need ära loetud, milline on selle valdkonna arengutase. Ehk see annab ka selle pildistuse, et kuhu võib-olla tasuks, eks ole, rohkem tähelepanu pöörata. Ehk siis meil on, eks ole, võimalik veel kasutada andmebaase, mis siis annavad pildi sellest, et kas meil need avalikud teenused on baastasemel, edasi jõudnud tasemel või eeskujulikul tasemel. Ja siin te näete ka siis seda jaotust, et kui me vaatame erinevaid valdkondi, kus kohas siis Ida-Virumaa on. Nüüd tuleks strateegia juurde. Et kui me vaatame Ida-Virumaa strateegiat, siis mina oma poolt ütleks nende kommentaarini niimoodi, et see on arusaamine sellest, et me oleme 3 suure keskuse lähedal. Sankt-Peterburg, Helsingi, Tallinn. Ja nüüd, eks ole, kuna seal on need kasvukeskused, siis nendest teatud ressursid valguvad ka Ida-Virumaale. Ja selleks, et see oleks siis nagu hästi korraldatud, kiiret transpordiühendust, keskkond ja integratsioon Soome lahe majanduspiirkonda. Iseenesest, eks ole, võiks nii mõelda, et see on väga oluline, aga ma ütleks, et see on suhteliselt passiivne paigutusstrateegia mõttes. Me räägime geograafilistest eeliste ärakasutamisest, aga mulle tundub niimoodi, et see on natukene vähe ja võib-olla me peaksime siiski mõtlema selle peale, et kuidas me mitte ei positsioneeri ennast Soome lahe ümbruses, vaid me positsioneerime ennast Põhjamaades. Ja ma arvan, et selle Põhjamaadesse positsioneerimine on väga oluline ka selles mõttes, et kui me vaatame Eesti kaubavahetust, kui me vaatame, eks ole, ka terve rida sidemeid, mis meil on erinevates valdkondades, mis tähendab siis seda, et Ida-Virumaa eelkõige Põhjamaades. Aga kindlasti, kui me tahame olla edukad, siis kuidas me, eks ole, oleksime positsioonis, mis puudutab siis rahvusvahelist kompetentsi. Ja nagu ma ütlesin, et me peaksime panema väga selge fookuse ja ma julgeks omalt poolt soovitada, aga ma ütlen veel kord, et ma räägin oma vaadet ja ma veel kord tunnistan seda, et hästi palju tööd olete ära teinud,
aga mina oleks pannud selle majanduse väga selgelt, eks ole, uues visioonis esimesele kohale. Ehk siis seesama mitmekesisus ettevõtluses, mis on oluline elukeskkonna mõttes, kohaliku turu mõttes ja et see äri kliimapiirkonnas oleks ligitõmbav. Ja nüüd, mis oleks hästi oluline, võib-olla ka siin märksõnadena, mida tahan välja öelda, väärtustatakse keskkonnasäästlikke lahendusi. Ehk see sisuliselt tähendab seda, et me peaksime siia ligi meelitama väga tõsiseid tegijaid, kes suudavad pakkuda keskkonnasäästlikke lahendusi oma toodete tegemisel. On see siis tuuleenergia, on see siis akud, on see vesinik, mida iganes. Aga see kriteerium peaks olema, et kas te pakute uue majanduse asju. Ja nüüd loomulikult, eks ole, et siia inimesi tuleks ja need inimesed siin oleks, on elukeskkond ja siis, nagu ma rõhutasin, see elanike heaolu. Ehk see rohepööre ja digipööre kui võimalused ja ma ütleks niimoodi, et see rohe- ja digipööre peaks olema tulevikuvisioonis horisontaalne mõõde. Ta peaks kõiki asju läbima. Ja mõelda selles kontekstis natukene laiemalt, et kuidas positsioneerida siis Põhjamaadesse tervikuna. Nüüd, mida tasub selle positsioneerimise puhul kindlasti vaadata ja läbi mõelda, et ma lihtsalt tõin ühe näite globaalse konkurentsivõime indeksis, et mis on need erinevad osised, mis annavad selle konkurentsivõime. Alates sellest, et milline on institutsionaalne võimekus kogu seda asja ellu viia, mida me täna kavandame, milline on infrastruktuur, majandus, tervis, oskused, innovatsioonivõimekus, aga ka äridünaamika. Nii et ma arvan, et need, kes seda visiooni hakkavad täpsemaks ajama, võiksid lihtsalt korraks veel kord pildi vaadata, et mida maailmas konkurentsivõimelise keskkonna all silmas peetakse. Ja teine, mis ma lugesin just hiljuti, väga huvitav ja soovitan seda lugeda, see Global Competitiveness Report, mis siis, eks ole, räägib sellest eelistest, mida meil võiks olla, ehk need digioskused ja sellega seotud töökohtade risk. Te näete, et Eesti digioskused on, eks ole, väga kõrgelt siin hinnatud. Väga kõrgelt hinnatud. Näete, Soome on, eks ole, siin esimene. Eesti on seal kohe, eks ole, Rootsi järel kuskil ja Hollandi järel, eks ole, 4. Ja nüüd, eks ole, nende digioskustega, kuidas me kompenseerime seda, et automatiseerimine ja robotid söövad teatud töökohti ära. Ja te näete siin siis seda, et see otseselt riski all olevad töökohti on vähem kui paljudes teistes riikides, näiteks kui me räägime Leedust või siis Kreekast või siis räägime Sloveeniast. Et selles mõttes nüüd küsimus on siis see, et strateegia panemine, kas nõrkuste kaotamine või meie tugevuste üles tõstmine. Ehk see joonis annaks siis sellise selge arusaamise, et räägime tugevustest. Mõtlesin, et kuidas see pilt võiks välja näha, globaalne keskkond, Põhjamaade keskkond ja siin on praegu siis joonistatud välja 6 olulist sellist teemat ja nagu te näete, Euroopa Liidu välispiir ja suhted Venemaaga, sellest me üle ega ümber ei saa. Ja siis ma mõtlesin siin niimoodi, et kui me räägime 90. aastate alguses, siis me peame aru saama veel ühte asja, et tookord me olime mõnes mõttes paremas seisus. Meil oli elektrienergeetika, täna me ostame sisse, siis me eksportisime. Meil oli konkurentsi eeliseks hind, nii tööjõus, aga ka teistes asjades. Täna enam seda ei ole. Me oleme selle kaotanud. Ja nüüd meil oli arusaamine, et Euroopa välispiir tähendab seda, et me saame väga suhelda Venemaaga, aga me näeme, et seda ei ole juhtunud. Ja nüüd mõtleks siis selle koha pealt, et kuidas siis selle muutustega kaasa tulla. Ehk see strateegia ei ole ju ka midagi muud kui kuidas ise olla tubli selles muutustega toimetulekus.
Minu niisugune arusaamine on see, et me peaksime maailma parimat praktikat suutma rakendada Ida-Virumaal. Ja ma ei usu väga, et kui me paneme 10 000 või 100 000 mingisse tegevusse, et me suudame, eks ole, siin ise väga palju välja mõelda, mis ei tähenda seda, et selle arendustegevusega ei pea tegema, aga meil peaks olema väga head oskused, teadmised, kust leida parimat ja kuidas seda rakendada. Ehk siis see on parimate pakkumiste koht, mida Ida-Virumaa võiks siis neid rakendada ja eelkõige, nagu ma ütlesin, eks ole, nendes valdkondades, mis puudutavad siis ka tulevikumajandust, ehk siis selle keskkonnaneutraalsuse, keskkonnas siis CO2 neutraalsuse tagamine. Ja mõtlesin, et mille peale siin ma rääkisin ka mõne teie Virumaa inimesega enne seda ettekannet, et mis need võiksid olla, et vaadake, kui te vaatate ühte magistraali, seda pilti seal, siis ülevalt helikopterid vaadates tundub, et see on üks siuke magistraal, aga kui te nüüd vaatate seda pilti, te näete, et ühel pool sõidetakse ühele poole, teisel pool sõidetakse teisele poole ja seal vahel on aed. Ehk see tähendaks seda, et me peaksime teatud asjad väga selgelt ära defineerima, kuhu poole me liigume ja kus kaudu me liigume. Ja pakuksin mõtlendaks sellist asja, et esiteks digilahendused. Me oleme rääkinud e-residentsusest, sellel on halvad ja head küljed, aga ma arvan pigem head küljed. Ehk siis, kuidas kasutada Ida-Virumaal globaalses mastaabis seda, et te annate investorile juurdepääsu kogu meie avalike teenistuses olevatele teenustele. Mis tähendaks seda, et kui KOV-ida reisida ei saa, te saate, eks ole, üle maailma tulla siia ja toimetada, kas, eks ole, saada oma ettevõtet registreerida, saada, eks ole, siin oma ideid ja võimalusi arendada. Ehk see oleks minu arvates see, kus tuleks väga selgelt, eks ole, läbi mõelda see, et see on meie tugevus ja kuidas me seda kasutame. Nüüd ettevõtjasõbralik investeerimiskliima, tootmisinfrastruktuur, ehk siis see tööstusparkide kaudu, eks ole, see asja ajamine. Aga võib-olla tasuks siin mõelda ka selle peale, et kui me fokusseerime, et me ei puista seda raha laiali, vaid mõtleme, eks ole, ka nende investeeringute puhul läbi väärtusahelat. Kuidas me oma tegevusega nendes väärtusahelates sees oleme ja mis on siin hästi oluline, et kuidas me väärtusahelates jõuame, eks ole, sinna tippu, seal, kus tegelikult raha liigub ja seal, kus teenitakse kasumit. Ehk siis seesama kõrgtehnoloogia, mille eest ollakse nõus maksma. Ja mis on siin hästi oluline selle kliima puhul? 2 asja. Üks on ühendused, aga teine on ka see kogu seadusandlik baas. Ma ei ole kuidagi nõus sellega, et kui me vaatame ka strateegia elluviimist, siis keskvalitsus määrab. Meil on täna olukord, kus omavalitsused ise teenivad 3% oma eelarve tuludest. See ei ole normaalne. Ei ole normaalne see, et need keskkonnahäiringud lähevad, eks ole, Ida-Virumaalt kuhugi, raha läheb mujale ja siis te peate jälle tagasi välja kauplema. Ehk see tähendab ka seda, et tuleb, eks ole, kogu see võrgustik, et võimaldada sellist ettevõtjasõbra kliimat ka läbi mõelda seadusandlus. Ehk siis 3. tugev baasharidus, inseneriharidus, ehk siis see, kui me tahame, eks ole, tuua siia väheneva rahvastikuga ja tööjõuga piirkonda uut teadmist ja ettevõtlust, automatiseerimine ja robotite kasutusele võtme peame seda teadma. Eraldi teema oleks minu meelest talendiprogramm ja sihistatud väljaõppesüsteem töötajatele. Mis ma tean silmas? Ma arvan, et see Cleveroni näide Viljandis on väga hea, kus ta proovis seda teha, eks ole, kutsehariduskeskusega ja lõpuks ehitas enda juurde üles, eks ole, talendiprogrammi. Ja neil inimestel on väga selged sihid, mida nad teevad, ehk siis seda töötajate väljaõppesüsteemi viia, eks ole, rohkem ettevõtlusega kontaktis olevaid, aga see tähendab ka paindlikke töövorme. Ja nüüd viimane, millest ma arvan, visioonist tuleks rääkida, millest ma ei ole selles dokumendis näinud, et kuidas viia keskkonnasäästlik käitumine iga virumaalase igapäevaseks arusaamiseks. Ehk see ongi põhimõte.
mis tähendaks seda, et me peame omaks võtma, et need muutused, mida me tahame, eks ole, ellu viia selleks, et seda CO2 jalajälge vähendada, peab kogu aeg tiksuma meie peades ja me võtame selle omaks. Ja järelikult, eks ole, me võtame omaks ka need uued muudatused, mis selle raames käivad. Nüüd viimane slaid on siis see, et kuidas, eks ole, neid asju ellu viia ja mida tasuks vaadata. Et ma soovitaks väga selgelt siin rohepöörde maailma parimaid praktikaid. On see siis, eks ole, Ruuri regioonis või Inglismaal, vaatasin ja proovisin neid leida, ega neid kerge leida ei ole, aga vaadake kas või siis seda Umbria piirkonna, mis on Manchesterist ülespool, kuidas nemad, eks ole, oma 500 000 elanikkonnaga piirkonnas vaatavad üleminekut rohepöördele. Ja kuidas nemad neid töökohtade tegemisi seal näevad. Nii et selles mõttes sellise parima praktika pidev skriinimine, oma mõtete läbitöötamine oleks nagu hästi oluline. Ehk siis ära lase oma tegevusetusel muutuda allakäigu arhitektiks. Et see oleks minu meelest võib-olla siis see viimane mõte.